Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist kõigile rallisõpradele, kes tänase pika päeva on üle elanud. Natukene veel vastupidamist vaja on ära vaadata ka 6. käigu podcast. Võtame kohe alguses otseühenduse Zagrebisse, kus Jaan Martinson peaks olema meil Skype'is oma hotellitoas. Oled juba nii kiirelt sinna jõudnud? No, pole kaugelt tulla, aga piisavalt kaugelt, et seda maad jala käia, et mina vana mees selle 5 kilomeetrit vantsida ei jõua ikka 5 kilti sinna ja 5 kilti tagasi ja siis pärast lõunat jälle, ütleme niimoodi, et nii sportlane ma ka ei ole. Ma loodan, et esmaspäevases lehes me võime lugeda intervjuud selle mehega, kes otsustas, et kasulik oleks minna välja 2 kõva ja 3 pehme rehviga erinevalt kõikidest teistest konkurentidest. Kas sa leidsid selle mehe üles? Leidsin muidugi. Hyundai boss Andrea Adamo, kes võttis kogu süü enda peale. Aga kuulge vennad, kas tegelikult oli see täna hommikune rehvi valik siis nii hull? Ott Tänak ise ütles, et ta oli kehv, aga ta ei olnud üldsegi nii kehv, kui räägitakse ja arvatakse. No mina, kes ma rehvidest väga palju ei tea, siis tundub nagu tegelikult isegi naljakas, kui eile me läksime ainult kõvadega, siis see oli vale. Nüüd läksime kõva ja pehme seguga, siis see oli ikka vale. Et millised need teed siis täna teistmoodi olid? Teed ei olnud teistmoodi. Ütleme niimoodi, et nende rehvidega annuks sõita küll ja veel. Kui me vaatame, kus kohas see Ott Tänaku kaotus eelkõige Thierry Nevillile tuleb, siis see tulebki tegelikult reede hommikus. Täna oli probleem, oli nende rehvidega ju ausalt öeldes Nevillil. Ei olnud Tänakul, ta kaotas küll nii Evansile kui ka Ogier'le, aga väikseid sekundeid ja see ei olnud suugi null. Pärast lõunased katsed, kõikidel on all kõvad rehvid. Ott Tänak saab, mis ta katsetel sai, 3., 5., 4., 5. oli. Ta kaotab ka Toyota jaapanlasele. No kuulge, andke andeks, meie mees ei ole asfaltil ju nii kehv. Aga nagu Ott Tänak ise ütles, esimene katse oli okei. Aga siis muutus auto alajuhitavaks ja ütles, et temal enam ei olnud mitte midagi teha. Sellega oligi mängitud ja kõik. Ja tegelikult ma kirjutan ka oma päeva kommentaaris, et selle rehvi valikuga hea auto korral oleks Ott Tänak igal juhul tulnud poodiumile ja vaata, et enamgi. Ja ajakirjanikud kogunesid pressikeskusse sinna viimaste katsete vaheajal diskuteerima, et milles on probleem, et kuhu on kadunud Ott Tänaku kiirus. Ja kellelgi tuli järsku pähe mõte, et kas Tänak on kunagi Hyundais sõites öelnud seda, mida ta pidevalt ütles nii Fordis kui ka Toyotas. Ma tunnen ennast mugavalt, mul on täielik enesekindlus, ma julgen ja saan gaasi suruda. Ja põhimõtteliselt mitte kellelegi ei meenunud. Igaks juhuks kontrollisin üle, Arktika ralli ju võitis lumel. Mis Ott ütles? Auto ei olnud ideaalne, aga selle seadistusega käis kah. Ja kusjuures see seadistus pandi ju paika pärast seda, kui ta oli 2 nädalat inseneridelt nõudnud selle autoseadistuse ja süsteemide, mis seal on muutmist. Ma segan korra vahele, et tegelikult ma praegu just vaatasin järgi, et Otil ei ole ju tegelikult Hyundai'ga mitte ühtegi puhta asfaldirallitki sõidetud tegelikult, et on Monza, on Monte, aga tegelikult ühtegi asfaldirallit kui sellist ei olegi sõidetud, see on esimene alles. Jaa, aga täpselt sama on kõikidel Toyota meestel ka. Ainuke, kellel on asfaltiralli sõidetud oma autoga, on Nevillil. Toyotal ei ole ka ju. Keegi ei ole sõitnud. Täit pikka asfaltirallit. No selle loogika järgi Neville peaks meil praegu juhtima, aga ta on 3. kohal. No ütleme niimoodi, et temal oli tõesti, mis ta oli ju tegelikult, kust ära väristas, ta ju oligi ju liider tänase päeva hommikul ja vaat siis temale tõesti mõjus see rehvi valik katastroofiliselt. Paneme nüüd need väiksed sekundid, kaotussekundid Nevillile, mis Tänak kaotas. Ta oleks olnud Ogier'ga ja Evansiga viigis kuskil. Ja. Nii et
Nii et tegelikult on probleemid palju sügavamal ja oleks jubedalt tahaks, et kõik see, mis nüüd juhtus, et Ott Tänak poodiumile ilmselt ei pääse, kui nüüd midagi keegi eest ära ei kuku. Et see oleks sõltunud ainult reffidest. Siis oleks väga, väga lihtne. Ootame järgmisi asfaltirallisid, seal on õige reffi valik ja Tänak paneb täpselt nii, nagu on kunagi pannud nii Saksamaal ja aga ma kardan, et asjad ei ole nii lihtsad. Ma selles mõttes olen nõus, et kõik võidud, mis Ott on Hyundai'ga võtnud või head tulemused, et need on sellised nii-öelda toore jõuga võetud lihtsalt. Et seal ei ole seda, polegi kordagi kuulnud, et jube mugav on ja jube hea on sõita, mis Toyotas oli kogu aeg, on ju. Et see tundub selline lihtsalt nagu toores ja raju panek, et see asi ära võtta. Et selles mõttes ma olen sellega nõus, et ei ole kuulnud üleliia palju positiivset selle auto kohta. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult ralli on ju see selline spordiala, kus keegi tegelikult probleemidest ei räägi, eks neid hoitakse enda teada ja proovitakse asi korda saada, aga minu meelest, et nüüd on, mis olnud, unustame kõik selle ära ja minu meelest nüüd on kõige otsustavamad rallid üldse sellel hooajal, mis tulevad. Tulebki järgmised 2 kruusarallid, esialgu Portugal ja siis Sardiinia. Ja kui seal ka Hyundai ei ole võitlusvõimeline, ehk siis Ott Tänak ei tunne ennast seal mugavalt ja enesekindlalt, siis ma ei oska öelda, siis kas just hooajale joont alla tõmmata, aga siis on igal juhul kahetsusväärne. Räägime paar sõna esimeste meeste võitlusest ka. Ogier juhib Evansi ees 6,9 sekundiga. Kas seal läheb homme andmiseks või neid kohti hoitakse? Kuulasin kõrvalt Jari-Matti Latvala ehk Toyota bossi intervjuud ja ta kinnitas, et laseb meestel võidelda, aga selles mõttes, et mõistuse piirides, et ühesõnaga nad ei sõidaks üle limiidi ja üks ütles ta ka kindlalt, et homme võetakse kaasa 2 varurehvi, et selle taha mitte midagi ei jääks, kuigi on ainult 4 ja mitte kõige pikemad katset. Et ütleme niimoodi, et ma tahaks näha, mis Neuvill teeb. Aga ma mikskipärast arvan, et Andrea Adamo annab kindla käsu kätte, et vähemalt samuti mitte hullu panna. Ja kui samm edasi poodiumilt kõrgemale astuda, siis pigem Hyundai Toyota meeste vea tõttu, aga mitte selle tõttu, et sa üle piiri sõidad. Ma usun, et see on ikkagi Adamole päris kõva pill alla neelata, kui näha, et 2 Toyotat ees ja siis alles 2 Hyundait järel. No, eks ta ole, mõru pill kindlasti, aga ilmselt on see, muide, mida need veel ajakirjanike ringis seal räägiti. Toodi ette Mikkelsen, kes ei saanud Hyundai'ga hakkama, kes ütles otseselt välja, et ta aasta aega proovis ja ta ei suutnud Hyundai'd seadistada enda järgi, et ta saaks sealt mõnusalt sõita ja kindlalt sõita. Sebastian Loeb samamoodi. Jah. Ja teine asi on ju Sebastian Loeb. Pole ju ka kõige kehvem mend. Aga viimasel ajal ju Hyundai'ga ikka väga hakkama ei saanud. No jah. Igatahes, kes siis homme võidab ja kes võidab punktikatse ka, ütle see ka. No, ma arvan, et Ogier võidab kogu ralli. Pange tähele, kui Evans on võidelnud Ogier'ga esikoha peale, siis tavaliselt on Ogier nagu võitnud, et millegi pärast Evansil kaob kiirus ära. Kus kohas, ma ei mäleta, kas see oli Monte Carlo või kus kohas seal oli täiesti, tekkis vahepeal niisugune kahtlus, et tiimi käsk on antud, et poiss ära tõmble, et meil on Ogier ja tema tahab maailmameistriks tulla. Et aga punktikatse, siin ei tea. See Toyota jaapanlane, Katsuta või? Täna paugutas vägevalt. Tundub mulle ka. Me hakkame, Jaan, kohe su intervjuusid vaatama. Tahad sa ise midagi kommentaariks öelda, kui hästi või halvasti sul täna õnnestus Otti avada? No ütleme niimoodi, et Otti avada ei ole võimalik. Ott räägib täpselt nii palju, kui ta vajalikuks peab, et
ütleme niimoodi, et on kogenematumate ja võib-olla sõnaohtramate sportlastega on nii võimalik, et ajakirjaniku kogemus krutib talt üht-teist välja ja siin on oma mehaanika, kuidas kõike seda teha, aga Otiga see ei õnnestu, nii et Ott räägib täpselt seda, mida ta vajalikuks peab. Ütled sa oma, ma ei teagi palju seda kogemust sul on, mitukümmend aastat, oma kõige selle kogemuse taustal ütled, et kõige keerulisem intervjueeritav, kes sul kunagi on olnud? Ei, Marko Märtin oli hullem. Ütleme niimoodi, et Ott Tänak on viimasel ajal ääretult sündsaks ja toredaks ja heaks muutunud ja mul ei ole tema vastu midagi. Vaat see ongi niimoodi, et see on paras väljakutse. Sa lähed sinna ja sa ei tea kunagi, mis tuleb, aga viimasel ajal tuleb sealt päris korralikku juttu või siis teine, ütleme, Andrus Veerpalut intervjueerida ka, et kui ta tuleb maailmameistriks ja sa küsid, et mis tunne on, eks, tüüpiline küsimus, siis pool naeratus on näol, ütles, ei olnudki kõige kehvem päev. Ja siis proovi sellest artikkel kokku teha. Muide, kes oli see noor motosportlane Juss Laanso? See oli legendaarne, ma ei tea, kas see internetis kuskil ringleb, oli legendaarne intervjuu, kui ta oli veel noor krossisõitja. Esitati vist 7 küsimust ja kõigile vastas ainult jah või ei. Okei. Need on rasked intervjueeritavad, aga Ott Tänakuga probleeme pole. Kuule, aga tänud sulle täna, Jaan. Me siin stuudios räägime jutte edasi ja räägime homme veel ühe korra. Teeme niimoodi. Nägemist. Nägemist. Ja vaatabki kohe siis Oti 2 intervjuud ka ära, need väga pikad ei olnud. Esimese intervjuu taustaks siis nii palju, et enamasti tuli juttu Hyundai Refi valikust, mis kollektiivselt metsa läks ja siis teine intervjuu räägib siis päevast ja eelkõige pärastlõunast kokkuvõtlikult. Ott, otsime täna hommikusest positiivset. Esikoht läks küll kaugemale, aga poodiumi koht tuli lähemale. Üleüldiselt ütleme, et peale esimest katset ei tundus, et sai päris paha valik tehtud, aga peale seda võib-olla ta enam nii väga hull ei olnudki, et kindlasti ütleme nii, et refi valik ei olnud perfektne, aga midagi hullu ka ei olnud. Et jah, enamasti tundub, et õpime rohkem oma vigadest kui infost, mis meil on, et see muidugi ei ole kõige optimaalsem viis, aga eks näis. Kuidas see refi valik sündis? Tundus, et see oli kollektiivne otsus. Andrea Adamo ütles, et tema võtab kogu vastutuse enda peale. Ei, Andrea ütleb palju asju, ma arvan kindlasti, et see kõik ei ole vaja kuulda ja eks ta on kindlasti emotsionaalne, aga loomulikult eks kõik tahavad parimat, et jah, ütleme, et vabatahtlikult keegi vale otsust kunagi ei tee. Ott, kuidas sa võtaksid kokku pärastlõunased katsed? Esimene katse peale lõunal oli suht okei, et peale seda me isegi väga palju ei muutnud, aga ma ei tea, sealt edasi midagi toimus, et kõik muutus väga alajuhitavaks ja läks keerulisemaks, aga eks me lõpuks oleme siin, et idee poolest jah, ega me ise midagi enam muuta ei saa ja ütleme, et päris seda 101% isegi kui see nüüd tekiks, ei päästaks midagi. Homsed plaanid keskenduda punktikatsele? Homsed plaanid on ikka ralli lõpetada. Aga punktikatsel ikkagi proovid üht-teist näppude vahele jätta? Jah, katsume punktikatsele jõuda ja ma ei oska öelda, hetke tempot vaadates, siis väga reaalne ei ole, et sealt midagi jääb, aga eks näis. Räägitakse, et punktikatse pidavat olema erakordselt keeruline. Kõik katsed on väga keerulised siiamaani, jah. Mulle meeldis selle teise intervjuu puhul see teine mikrofon, mis sinna Jaani kõrvale ujus, et kuidas nad seda pärast tõlkisid või kas üldse aru said, mis keeles neile sinna mikrofoni sisse räägitakse? Ei tea, äkki Jaan ise tõlkis ära selle hiljem. Jah, aga igatahes vast peame siin selle asja üle kordama, et Roland räägi, kuidas sünnib refi valik rallitiimis. Kes otsustab ja kellele jääb lõplik sõna?
Ikka sõitjale jääb lõplik sõna ja sõitja teeb selle otsuse. Otsusel on abiks kas siis ilmamees, teised tegelased, kes sõidavad katseid läbi ennem, käivad, mõõdavad pinnase temperatuure, vaatavad täpselt üle, millised, kui suured kivid seal on. Ühesõnaga, see sats on päris suur tegelikult, kes infot kogub ja info kogutakse ikkagi sõitja jaoks, et sõitja saaks teha mingisuguse mõistliku otsuse. Aga kui tuleb kollektiivne selline ühine refi strateegia või taktika, et siis kuidas selleni jõutakse, ma ei oska täpselt öelda, et kas siis teised ekipaažid lähtusid Otist või ma ei usu, et Ott kellegi teise strateegiast lähtus, et pigem lähtuti Oti strateegiast. Mis sa arvad, kui suures ajaraamis umbes see otsustamine käib? See on ikka väga väike aeg, et üks hea video on 2018 Hispaania rallilt äkki, kui Sebastian Loeb sõitis Citroen WRC autoga ja vahetult ühesõnaga konkurent käisid, vaatasid, mida Loeb teeb, et tema paneb kindlasti õiged treffid alla ja panid treffid alla ja istusid autosse, ütlesid mehaanikutele, et kähkudes ka auto üles teised treffid alla ja neil oli circa minut selle tegemiseks umbes, et see ikkagi viimase hetkeni tuleb analüüsida ja mõelda, mis saab. Aga miks sa arvad ikkagi, miks Hyundai arvas siis oma kahest konkurentsist hoopis teistmoodi? No hea küsimus, et nagu ma eile ütlesin Oti refi strateegia kohta, et ta pigem kui kogu sats teeb ühte viisi seda refi strateegiat, et pigem on tulnud välja, et Ott liigub nagu selles mõttes vastuvoolu, et proovib leida midagi teistsugust, mida teha. Ja sealt siis mingi eelise saada omale, et eilne selles mõttes käik oli loogiline, täna oli lihtsalt, ma arvan, keeruline otsus, et ei olnud ühte õiget vastust ja sealt see tuli, et ma ei ütle, et see vale strateegia oli, et seda saadki alles katsetel teada. See ilm oleks võinud minimaalselt muutuda ja see refi taktika oleks olnud õige, nii et ei saa öelda, et ta õige oli vale, et see on selles mõttes nagu lõpuks loterii juba. Okei, läks sellega nagu läks, sellest oli palju juttu, võib-olla isegi liiga palju, aga me eile arvasime, et tegelikult see poodium võib olla püütav, stabiilselt ikkagi 4. kohta täna hoidis ja tundub, et kui eespool olevatel meestel midagi ei juhtu, siis see 4. koht ka Otile taskusse jääb. Ja, seda küll, et eile vaatasime ka, et circa 20 sekki vist oli vaja kinni püüda, et suures pildis see sama aeg jäi poodiumiga, mis oli ka eile, et tegelikult ma ei tea, ma ei ütle, et seal midagi nüüd katastroofilist oli, et tegelikult oli väga okei päev, tähtsan, et auto lõpus oleks ühtegi sõiduviga ei olnud. Et küll jah, nagu enne rääkisime Jaaniga, et mugavalt ta seal autos ei tunne ennast, järelikult ei saagi ka katsevõite seal noppida igat katset, et seda hinnates väga hea päev, ma arvan, et ei saa midagi öelda. No vaadates siis kuhu ja kellele need katsevõidud täna on läinud, koostasin selle nimekirja ka Ogier, Katsuta, Evans, Ogier, Neuville, Katsuta. Ogier ja Neuville jagasid eelviimase katsevõidu ära ja uuesti Ogier. Vanameister dikteerib ikka tempot. Ja. Hoolimata sellest, et nagu välja tuli, tal polnud mitte ainult üks refi purundamine täna, vaid ta oma viimase intervjuus ütles, et lausa 2 ja mis kõige kurvem, et ta ei ole millegi otsa sõitnud enda sõnul. Et need on sellised jälle loterii purundamised. Ta ütles, et olen pisut pahane, sest juba Monte Carlos ütlesin, et midagi peab tegema, sest me ei taha seda loteriid. Me isegi ei sõitnud millegi otsa ja on selge, et ilma refi purundamiseta oleks eduseis veelgi mugavam. Ja ma olen täiesti nõus, et ma olen seda nii-öelda loteriid läbi elanud päris mitu korda Korsika rallil, äkki mul läks Korsika rallil kokku 4 refi. Nendest ühe korra ma sõitsin sisekurvi saiksele kivile pihta või tee sellisele kumerusele, et
ülejäänud rehvi purunemised olid kõik lihtsalt põhimõtteliselt sirge tee peal, asfaldi peal, kive ei olnud. Et midagi seal kindlasti peaks ette võtma, kas on välja teema, mis võib väga reaalne olla või milles see on, et Toyotal on välja probleem olnud ka ju varem, et kui neid rehve lihtsalt purunes kogu aeg. Et ma ei oska öelda, kuskil mingi kala kindlasti on, mida saaks paremini teha ja küll nad seda otsima hakkavad. Elvin Evans kaotab, mis me ütlesime, 6,9 sekundit. Jaanilt küsisime, mis ta arvab, kas läheb homme rebimiseks või ei lähe, mis sinu sisetunne ütleb? Ma ütlesin, ma arvan, reedel vist, millal ma kirjutasin sulle selle oma ennustuse. Siis ma kirjutasin, et Evans võidab, nii et eks Evans peab siis võitma. ma viimase katse, äkki oli viimase katse lõpuintervjuudes ka, et 100% läheb võidu peale sõitma, et ma loodan siis, et vähemalt ennustusest üks koht läheb täkkesse. Aga selleks peab ju Ogieel ka midagi juhtuma, ega see Ogieel niisama 4 katse peale 7 sekundit ära ei anna. Ja ei, seda kindlasti, et see ei ole see koht, ma arvan, kus puhta sõiduga 7 sekki ära püüda. Mis meil on 77 kilomeetrit jäänud. Jah, et täna me nägime ka ju, vanad panid mingi 3 katset järjest 3 0 sekunditega, et see ots on seal niivõrd tihe ja sealt saada neid sekundeid. Ma ei mäleta, kust jälle ma kuulsin head lauset, et aega võidetakse tee kõrvalt, mitte tee pealt, et kes rohkem lõikab, see põhimõtteliselt võidab, et jube võrdne on see lugu selle. Ja kuuldavasti see punktikatse pidi olema hästi kitsas väga rohkete lõikamistega just. Jah, ja mis tähendab, treffi purunemis võib tulla väga palju jälle. Põnev oleks, kui nad oleksid viimasel katsel. See teeks asja natuke põnevaks, ei saa öelda, et ei teeks põnevaks, et ma arvan, et jah, homseks kindlasti põnevust jagub, et täna võib-olla ma ei tea, ei olnud või minu jaoks ei olnud võib-olla kõige põnevam päev, et see kuidagi venis ja suurt sellist actionit, ma nüüd ei mõtle actioni all välja sõita, et midagi sellist ulmelist põnevat ei toimunud, aga rallit on veel sõita 4 katset ja ma arvan, et homme saab päris põnev päev olema, kui 30 sekundi sees on. Jah, ma olen nõus, et väga actionit ei olnud, aga samas oli neid aegu ja vaheaegu ikkagi huvitav jälgida, eriti mitte just eriti nende eesmiste meeste hulgas, vaid see, mis toimus seal tagapool, Formeau, Greensmith, Katsuta eriti. Täna 2 katsevõitu, karjääri 2. ja 3. Räägimegi Katsutast, et peapretendent punktikatse võidule, miks mitte? Jaa, kindlasti. Nagu Monsas. Katsuta puhul vist selle asja kohta vist võib öelda mingi Katsuta sündroom. Esimene päev tuleb nagu reaalselt vanaema paneb, nagu ei tule mitte midagi välja. Teine päev hakkab niimoodi laduma ja katsevõidud, et seda on nagu, ma ei tea, ma arvan, et 3, 4, 5 rallit võib ette lugeda, kus täpselt samamoodi on Katsuta ralli kulg olnud. Aga tal lähevad kõik rallid tõususjoones. Jah, et kas esimene päev läheb jumala pekki, katkestab või lihtsalt paneb nagu reaalselt nagu vanaema. Ja siis laupäeval tuleb ja hakkab laduma normaalselt, et Monza, ma arvan, eelmise hooaja lõpp oli täpselt samamoodi. Laupäeval võitis katsevõite. Et täpselt siin samamoodi, sellepärast ma ka reedel ütlesin, et Katsuta võiks olla see vend, kes seal hakkab ees ka noppima, jälle muidugi reede läks tuksi, aga täna pani hästi. Katsuta, palju teil mitu aastat nüüd seda kogemust on, oskad sa peast puusalt panna? Kas oli eelmine aasta täishooaeg? Ikkagi üsna vähe veel. Ja tal ei ole palju kindlasti, et eelmine aasta vast oligi see esimene nii-öelda täishooaeg, rallis ei polnud palju, aga jah, ta kohta ei saa kindlasti öelda, et on palju sõitnud. Kindlasti ei saa, et seal on teisi vendesi, kes on oluliselt rohkem sõita, kordades rohkem. Ma iga ralli mõtlen, mis selle Katsuta fenomen on või mis temast võiks tulevikus saada. Ühest küljest võime ju öelda, et jaapanlane hoitakse võib-olla teda mingi koefitsiendiga teda seal tiimis, sest ta ikkagi selle ala populariseerimisele sel mandril aitab ikka päris kõvasti kaasa. Ma arvan, me saame seda näha sel aastal juba Jaapani rallil, aga teisalt on ikka sõidumees ka.
On küll jaa, et ega see ei ole ju saladus, et ta sai sinna ainult sellepärast, et ta on jaapanlane. Et nii kui Toyota oma WRC plaanidega tuli, siis ka kohe leiti 2 sõitjat, kellest üks siis kasutada WRC-sse välja ja mõlemad olid siin tegelikult sõitmas ka, Hiroki ja Rai oli ka stardis siin. Horvaatias käid rohkem seal põõsaste vahel kui vähe pealega. Et selles mõttes õige valik oli Takamotoga edasi minna, et Rail väga ei tule siia maani asi välja, aga jaa, kindlasti sõidumees on ja sõit ju, mida rohkem sa teed, seda paremaks saad. Ja ta saab ikka kõvasti sõita, nii et peab tulema. Ja see Soome kolimine on ka kindlasti väga suureks kasustanud. Ja, kindlasti. Et ta alustas sellest, et ta ei rääkinud inglise keeltki ennem väga. Ja sõitis ingliskeelse legendiga. Nüüd annab sellised intervjuusid, et on olla. Jah, et ja seal Soomes meeskonna baasis elades põhimõtteliselt kindlasti tuleb kasuks. Jah, ja rääkides veel sõidumeestest, siis väga kahju, et Formool ikkagi WRC debüüdil seda katsevõitu täna veel ära ei tulnud. 2 korda oli üli lähedal. Ise andis muidugi Twitteris ka teada, et napilt võeti jälle käest ära, et Formoo, ma arvan, me oleme kõik need ülivõrded ja asjad juba ära öelnud, aga täna kuskil sotsiaalmeedias jäi silma, et hakati võrdlema siis Oliver Solbergiga, et kumma WRC debüüt on olnud muljetavaldavam. Prantslased muidugi ütlevad, et loomulikult Formoo oma. Keeruline selles mõttes öelda, et Solbergi oma oli huvitavam vaadata, sest ta tegi seal trikke kogu aeg. Ja see jättis mulje, et nagu kus see vana paneb, nagu veri ninast väljas seal paugutab. Aga ma ütleks selles mõttes, et ma ütleks, et Formoo oma on pigem väga kõvem debüüt selles mõttes, et tänase hetkeni ta on reaalselt nagu mega puhtalt selle ralli sõitnud, mitte ühtegi momenti, mitte midagi ja 2 absoluudi teist aega. Et tegelikult sama, mida tegi ju Solberg aegade kokkuvõttes või absoluudi tulemuste suhtes. Aga neid momente ja seda actionit ja seda kõike oli seal meeletult palju, et ta nagu tagasi jõidnud. Loomulikult vaadata meeldis mulle rohkem Solbergi sõitu. No lõpuks ikkagi tulemus loeb. Solbergi debüüt oli 7. koht. Formoole paistab siit hetkel 5. Ja, kui midagi eespoole jutu, võib isegi 4. tõusta. Loomulikult. Ma räägin, et see sõit on nii puhas olnud. Mitte ühtegi viga. Naudib ja tegelikult väga keerulistes oludes. Et ma arvan, et Formoo debüüt on selles mõttes vähe ilusam. Rääkides Greg Priinist, siis ma korraks peatuks tema sellel rehvi vahetusel. Ei mäletagi täpselt, mis katse see oli, aga seal katse alguses 100 meetrit pärast starti oli selline ringtee. Polegi sellist asja varem kuulnud, et me ei saanud seda kohta legendi kirjutada, sest meil rajaga tutvumise ajal seisis seal mingi veoauto ees. Oled sa juhtunud sellisesse situatsiooni? Olen ju päris tihti, kus juures. Et, kas sa ei saa oodata siis, kui see auto saab täiesti ära läheb? Seda aega ei ole oodata ega nagu ei viitsi ka oodata, et keegi lõpuks sealt eest ära läheks. Et, seda juhtub päris tihti, et korraldaja veel möllab seal katsete peal ja paneb mingi pealt vaatate asju ette, siis seisavad oma käruga seal keset teed ja kurvi peal eriti tobe, kui kurvi peal seisavad, siis sa ei näe seda kurvi ja nii edasi, et seda ikka tuleb ette ja. Aga ma täpselt ei saanud aru, sest kas see oli siis mõlema ringi peal tal see auto ees mõlemal tutvumiskatse ajal või ei, et tavaliselt on see, et üks kurv läheb siis küsimärgiga ja järgmisel ringil kontrollime ära, et midagi teha ei ole. Aga kui seda ringteed vaatasid, seal hoog oli ju jube väike. Et mis siis saab ringteel valesti legendi kirjutada? Ma ei saanud täpselt aru ausalt öeldes, et võib-olla seal oli mingi äärekivi, mida ta ei pannud tähele või ma ei oska öelda. Ma nii täpselt ei süvenud sellesse, et ei hakanud vaatama, kas seal oli mingi äärekivi, mingi teravat nurka, kuhu mida ta võib-olla ei näinud ja millesse, ma ei tea, otsa pani, mida iganes. Sinna tal päris korralikult aega kaduma läks ja hetkel hoiab 8. kohta, aga ega vist ei saa arvata, et ta ilma selle rehvi
purunemiseta väga kõrges konkurentsis oleks, sest ta ise ütles ka läbi lilled, et on iseenda nii-öelda halevari sel nädalavahetusel, et teab, milleks see on võimeline ja need teed isegi tunduvad talle kodused, sest Iirimaa Circuit of Ireland ralli teed on umbes täpselt samasugused, võib-olla vähem hüplikud, aga no kahju. Tegelikult on ju tore poiss. Jaa, ei, loomulikult kahju, et eelmine ralli ta ju pani väga hästi ja küll me kõik teame, et ta kiire on, et loodame, et lihtsalt seda võimalust ei võeta talt ära, et seal varsti jälle sõita, et teatavasti see tiimiboss ei ole seal kõige lihtsama ütlemisega, et palju võimalusi anta, et ma ei tea, ma väga loodan, et selles mõttes see on selline ühekordne kehv tulemus ja edaspidi ta saab veel sõita ja veel näidata oma kiirust. Just. Aga rääkides meie teisest eestlasest Robert Virvesest, siis paraku teda me täna enam finišis ei näe ja põhjus on siis selles, et tuli ratas alt ära, oli see 10. katse või? Jaa, või 9. või 10. Nüüd ei 10 äkki pigem oli. Jõudis küll katse lõppu, aga kolme ratta peal. Mis ta täpsemalt ise ütles, selle kohe otsime ka välja. 9. katse oli kaotus 3 minutit peaaegu ja 10 oli juba superralli. Jah. No kahju, et ralli niimoodi lõpeb, et iga kilomeeter, iga meeter oleks ju väärt kogemus. Jaa, ei, selles mõttes ta ju väga mõistlikult sõitu tegi eile, et ma ei tea, ma ei saa midagi halba öelda ja kogu päeva peale siis eile oli circa minut 10 kaotust ja tal oli veel roolivõimu probleemid seal, on ju. Et mis ta ütles, et kaotas 40 sekki või midagi sellist, et ma arvan, et WRC debüüdi tähendab selle ralli, Horvaatia WRC debüüdi kohta väga okei, keerulised olud, võitma polegi mõtet minna kohe, aga noh, selles mõttes kindlasti mõru maik jääb tal endal ka suhu, et kogu päev ei tegelikult sõitmata ja ma tean, kui karm see tegelikult on, kui terve päev jääb sõitmata, et mul on endalgi seda juhtunud ja pigem ongi kahju sellest, et kogemus jääb saamata, et tulemuseks, aga ta on seal ilmselgelt täna selleks, et õppida. Sander Pruul, tema kaardilugeja, ütles siis Jaanile, et ei tea siiani, kuigi proovisime videost uurida, millele kurvis vastu sõitsime, ehk maakivi või midagi sellist. Kurvis oli kruusa, autol viis tagaosa ära ja millegi vastu sõites lõi ratta kohe alt. Sõitsime katse lõpuni vaid selleks, et ei peaks pikka aega tee ääres passima ja auto kohe hooldusse viidaks. Ja teine mees, kes siis täna WRC autodest lõpuni jõudnud, oli Pierre Loubet. Tema homme tuleb ilmselt rajale tagasi. Autoga midagi hullu ei juhtunud, vajus lihtsalt ühes oli see parem kurvis, vajus vasakkurvis. Vasakkurve. Vajus sinna paremale alla ära. Meeleheitlikult üritas publikut appi kutsuda, aga keegi ei soovinud tulla. Pull on see, et ta ütles, et ta ei tea, ta ei saa aru, mis seal juhtus. Et ta peab kindlasti meeskonnaga arutama, miks ta sinna paremale ära vajus. Aga ma ei tea, täpselt nagu Virvese video puhul ma ka 2 kurvi järjest ta kasutas käsipidurit. Ma saan aru, võib-olla ei saanud autot keerama, aga noh, käsipidur nendes oludes, eriti esiveolise autoga, on see, ütleme, kõige viimasem asi, mida teha asfaldi peal, et see, noh, tõenäoliselt midagi head ei too, et see viskab auto päris risti ära ja selles samas kurvis, kus see ratas alt ära tuli, seal oli ka käsipiduri kasutus sees ja Loubet video kohta siis nii palju, et mulle videost vähemalt tundus, et vasak kurv võttes ta tundis kergelt, et auto hakkab libisema, õrnalt hakkas tagasi hoidma paremale, aga siis ta juba oli seal paremal põsa vahel. Et palju pole vaja, aga mulle tundus küll, et ta ise keeras selle auto sinna alla ikka. Et ei näinud, ei olnud mitte midagi kivi poolt, mis saaks lõhkuda, ma ei tea, mitte midagi seal ei olnud, mis oleks selle auto ära lõhkunud. Et tundus küll, see oli puhas ise keeramine sinna alla. No käsipidurist rääkides, siis käsipiduriga oli probleeme ka
Thierry Neuvillil. Tal oli nüüd, ta pidi käsipidurit kasutama selleks, et tagumised pidurikettad olid puruks. Ma ei kuulnud sellestki midagi. Ta ütles, et tal oli pidurisüsteemiga oli mingi probleem ja siis, kui käsipiduri peale tõmbas, siis suretas auto välja. No, et sinna läksid ka mõned sekundid tal kaotsi. Okei. Ja. Võib küll nii olla. Selle käsipiduriga on jumala veidrid asju. Näiteks mu Hyundai R5 autoga Viru rallil viimane katse, meil oli minu ja Raul Jeetsi vahel 0, ma ei tea, midagi sekundit. Ma tõmban käsipidurit tagasi pööres ja auto sureb välja. Täiesti lambist. Ei olnud seda, et pöörid oleks madalad ja käsipidurit tõmbas kuidagi hüdraulika kõik lukku ja auto oli surnud. Et see käsipidurit... Hyundai viga? See võib olla mingi Hyundai eripära. Nikolai Kreasin pärast seda kirjutas mulle, et kuule, et ära kassi, et see pole sinu süü. Ma alguses mõtlesin, mis asja, ma niimoodi pahmerdasin ära lihtsalt, et ära muret, see pole sinu süü. Et see käsipidur, see hüdraulika võib seal igast pulli korraldada, et see on selline veider süsteem. No aga räägime natuke sellest ka, mis raja ääres täna toimus. Täna külastas muidugi Horvaatia rallit Jean Todt, FIA president kõikide suurte bossidega ja siis nägi, kuidas kahel katsel tuleb katse algus või siis mõne mehe stardi algus edasi lükata päris tuntavalt ja lausa katsetel, mis on ju üle kogu maailma tasuta televisioonis kätte saada ja kõigile nähtav, et päris piilnik plähmerdis. Ma ei ole kuulnud ta kommentaari, sa ei ole ta midagi öelda avalikult. Jean Todt? Ta ütleb väga vähe. Jah, ta ütleb vähe, aga selle kohta oleks tahtnud midagi kuulda, et mis ta asjast arvas. Päris hull vaatepilt oli vahepeal, et kui palju rahvast oli. See oli täiesti ulme ja ma vaatasin Twitteris Soome ralli korraldajad tweetisid seal mingid pilte, et panid kommentaariks, et kui palju rahvast sa näed siin, siis ta õige vastus on 25 inimest, nad tegelikult oli, ma arvan, 2500 seal koos kõik, et ma ei tea, mis sul toimub, aga vist ei tohiks nii olla. No, kui sa võtad seda Horvaadi seisukohast või nende inimeste seisukohast, kes seal raja ääres on, me piltidelt näeme, et seal on lapsi, seal on noori, seal on vanu, naisi, mehi. Kui seal tuuakse ikka WRC ralli esimest korda koju kätte, no kuidas sa ei lähe seda vaatama? Ütle eestlasele, et sa ei lähe seda vaatama. Aga siis oleks võinud võtta kõne Urmo Aavale ja küsida, et kuidas me korraldame seda asja ära, et me ei müü piletid, aga niikuinii on rahvas raja ääres. Nad ilmselt üritasid. Ma arvan, et Urmo oleks appi läinud küll ja üritanud seda pileti müügisüsteemi korraldada seal, et täiesti, ma ei tea, see on ju, nad pidid teadma seda, nad pidid oletama seda, et rahvas tuleb sinna äärde. Et siis oleks ju mõistlik Rally Estoniale sarnane süsteem välja mõelda, et mitte 5000 seenelist on ühes kohas, vaid jaotame siis 1000 kaupa laiali näiteks või mida iganes, et see on naljakas ja lõpuks piletitulu on saamata ja kõige imeliku. No, ma saan aru, et nad tahtsid olla esimene ralli pärast Rally Estoniat, kes lubab publiku raja äärde, aga siis Horvaatia, kes iganes amet või ministeerium seda asja otsustab ja ütles, et ei, publikut ei tule. Aga tuli. Tuli, jah. Võib-olla nad arvasid, et ma ei tea, WRC laivi pole mingi onboard kaamerid, ma ei tea, mis nad arvasid, see on... Ühesõnaga, jah, las nad olla. Kui sa vaatad Horvaatia meediat, siis ralli ei ole üleliia populaarne. Seal esiplaanil on ikkagi teised alad ja kuskilt leiad ühe ralli nupu ka. Tõenäoliselt need, kes seal rajaaris on, neid ei kotti ka ralli. Nad lihtsalt nagu üle mingi 1,5 aasta nägid, et opa, mingi üritus toimub. Väike bensuais ja? Ja lähme. Et... jah, ma ei hakka kommenteerima, see on nagu nii debiilne lugu minu jaoks, et eriti nagu FIA ja WRC promootor või kes iganes neid otsuseid asju seal, kes vastutab sellest, et ma saan aru, et see mass oli nii suur, et seal enam ei ole nagu võimalik midagi teha, et see oli käest ära läinud lugu. Aga sellega oleks võinud tegeleda enne rallit. No väga palju on avaldatud arvamust sotsiaalmeedias, et see jääb esimeseks ja viimaseks Horvaatia MM-ralliks. Ma arvan küll. Ma ei näe üldse põhjust, miks sinna peaks tagasi minema. Et nagu Jaani jutust me kuulesime, isegi kui piiranguid ei ole, mida need inimesed teevad seal. See on ju selles reklaam ikkagi riigile. Nagu Eesti riik paneb, ma ei tea, 2-3 miljonit selle korralduse jälle. Me tahame näidata ilust Lõuna-Eestit, järvesid, maastikut, promoda Visit Estoniat. Mida sa seal promod? Või nagu Jaani jutust ma aru sain, seal ei ole mitte midagi. Halb söök on ka veel.
no katsetel tegelikult mingeid kirikuid ja losse, no tegelikult katsed on ju ägedad, kui nagu sõitja seisukohast vaadata. Sõitja seisukohast aga ega see pealtvaataja või WRC laivi vaata seda, ma arvan, et ei näe, et ühesõnaga kahtlen, et me sinna tagasi lähme selle sarjaga. No igatahes kuulda on, et kandidaat pressib sisse uksest ja aknast siin isegi meie naaberriik Venemaalt, aga mis selle Venemaaga saab, kes seda pigem Venemaa kui Horvaatia minu meelest, päriselt ka. Horvaatias on Euroopakate etapp olnud, ma ei tea, see on nagu fine, aga MM-ralli puhul tahaks nagu midagi lahedamat näha. Täpselt nagu Eesti tuli ja ta näitas nagu, kuidas rallit teha, kuidas näidata kuidas mida reklaamida ja siis nagu kõik ongi niimoodi saab rallit korraldada. Poodiumid, värgid, särgid, et MM-ralli võiks midagi sellist olla nagu Eestis oli. Jaa, nõus. Aga tõmbame tänastele juttudele joone alla, aga see ei ole veel selline must rasvane joon, sest selle musta rasvase joone saame tõmmata alles homme, kui on meil sõidetud 4 katset ja punktikatse nende hulgas. Homme tuleb äratuskellud natukene varasemaks panna, 8.20. See asi ka. Vaatajamäng läheb edasi ja lõpeb homme siis sellega, et peame need õiged vastused siit meili rägastikust üles otsima ja kirja panema ja laseme siis Rolandil olla Fortuna. See on ikkagi endiselt Toolmarket OÜ poolt välja pandud Pahko tööriistakast. Võite siit ise aimata, mis siin kõik on sees, ütleme nii, et kas see padrun on, millega saab WRC Kas see padrun on või? Kuna see padrun vist jääb vahelt ära. Aga jah, küsimus on igatahes see, et padrun võti, millega saab lahti WRC ratta, pange see number meile meiliaadressile 6kaik@delfi.ee. Pange sinna oma nimi ja meiliaadress ka. Võib vihjena öelda, et täna on tulnud rohkem vist minu arust valesid vastuseid. Näen ühte õiget vastust. Väga, väga meeldivat tagasisidet oleme ka tegelikult saanud saatele. Pärast sulle, Roland, loen ette ja täname saatjat. Aga huvitav on see, et me saame ikka valesid vastuseid, kuigi tegelikult õige vastus ripub juba reede õhtust saadik ühes sotsiaalmeedia platvormil üle. Ma eile täiesti kogemata sattusin sinna, et küsimus oli käinud, et lihtsalt tekkis mõte. Mis selle võiks? Samal ajal meiega tekkis see mõte. Aga selge, aitäh vaatamast, loodetavasti ei läinud liiga pikaks ja homseni. Podcasti 6 käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.